mis on hoopis teistsugune drift, kui on suvine drift. Räägi natuke, mismoodi siin sõitma peab, et edukas on? Sõitma peab hea naelaga, võimalikult kiiresti, tegema võimalikult hea eessõidu, muidugi ka tagasõidu. Et siin kvalifikatsiooni meil ei ole, selle me võtame loosiga ja selle järgi siis paneme paika tandemipaarid. Kõrvat vaata siis sellist joonistamist, gaasiga mängimist on nagu palju rohkem kui ütleme suvised. Jaa, põhjus sellest, et tegelikult on ikkagi väga libe, et peab siduri ja gaasi ja nurgaga päris palju korrigeerima ja et need vallid on ikkagi päris tugevad ja kui sinna välja venib see tagaots, siis võib see väga halvasti lõppeda, et võib täitsa kaotuse sulle kätte maksta. Eesti tasemel oled sa ikkagi sõitja ja mida selline talvine sõit sulle pakkutakse? Ei, väga äge on selles mõttes, et see on koht, kus mina alustasin, et talvel väga hea tandemi harjutamine, tagasõidu harjutamine, mis iganes, et kõik toimub aeglasemalt, ei nõua nii palju raha kui suvel, et väga hea harjutamis platvorm suveks. Kuidas oli finaali sündmused? Ütlen ausalt, see on minu elu esimene finaalsõit. Iga kord olen olnud kolmas, et finaali sain seekord esimest korda sõita. Et väga äge kogemus, olen seda päris kaua oodanud ja kindlasti jääb meelde pikaks ajaks. Oleme varem siin driftis näinud mehaanikuna, et olid nüüd esimest korda ka rajal. Et kuidas siis tunne oli? Jah, ma olen muidu suvel Kevin Luige mehaanik. Ta on mul väga hea sõber ja siis ta on mind vaikselt õpetanud siin. Kunagi 4 aastat tagasi alustasime Vaida kraavist. Tänaseks oleme võistlustele jõudnud ja ma ei tea, emotsioonid on head. 4. võistlus siis. See aasta 2 võistlust on olnud, eelmine aasta oli 1 viimane. Nüüd oli poodium. Päris hea tunne. Päris kiiresti jõudsid poodiumile? Jah, päris kiiresti, jah. Kas on plaan ikka suvel hakata nüüd sõitma? Kindlasti nüüd on mul hea raha. Tõepoolest, talvine drift on suvedriftist täiesti teistmoodi, sellepärast, et meil ei toimu talvel kvalifikatsiooni. Kvalifikatsioon ehk siis võistlejapaarid pannakse kokku loosi teel. Talvel ei ole kahjuks nii palju tunde, et kõik saaksid oma kvalifikatsioonisõidud ära sõita, vaid siis tehakse kiire loos, selle võrra saab rohkem trenni teha ja tulevad paremad tandemid. Hindamises kohtunike töös on ka midagi teistmoodi? No tegelikult on lihtsam, sellepärast, et ei ole kvalifikatsiooni ja tunde on oluliselt vähem. Tandem, ütleme niimoodi, et väga palju one-man time on talvel, sest sõidud on väga võrdsed, trenni aega on palju ja kõigil on sama rehv all, mis annab siis selle tasavägise võistluse. See aasta, ma saan aru, et on plaanis 4 etappi, me oleme 3. Mida see hooaja viimane etapp on? Hooaja viimane etapp on 21. veebruaril Kose pagirajal. Peakorraldaja Randar Kajo ja lubas väga meeldejäävat finaalvõistlust.